Tere! Mina olen Elina Madal ja esindan siis praegu Permakultuuri ühingut. Eestis selline ühing on ja meie tänane teema oleks siis permakultuuri kasutamisest koduaias ehk igaühele kättesaadavad võimalused ja keskenduks siis sellele, miks ja millega multsida. Selleks, et nüüd paremini mõista seda tegevust, võiks siis põhimõtteliselt püüda mõista ka permakultuuri põhimõtteid, mille järgi meie siis püüame toimetada. Permakultuur oma olemuselt on siis looduse loogikatest lähtuv erinevaid eluvaldkondi kujundav süsteem. Lihtsamalt öelduna tähendab see siis seda, et loodus ütleb meile ette, kuidas asjad võiksid töötada. Meie asi on märgata seda ja võtta enda käitumisse, oma elukeskkonda, võtta see üle. Sest see, mis töötab looduses, töötab meie käes sama hästi. Me ju ka osa loodusest. Selle abil on siis võimalik võtta vastu väga erinevaid otsustusi. Mitte ainult koduaias on võimalik lahendada suuri probleeme, suhteprobleeme, kodust majapidamist tervikuna, aga ka täiesti suuri majanduslikke, õiguslikke, globaalseid probleeme. Põhimõtted on endiselt samad ja nad on lihtsalt suurema mastaabiga. Permakultuuri eristab siis teistest lähenemisnurkadest selline põhieetikad, mille alusel siis saab kõiki otsuseid langetada. Kõigi otsustuste juures, ükskõik kui suur või väike see on, tuleks silmas pidada, et see oleks maale hea, et see oleks inimesele hea ja et selle teo järel tulevik jääb alles. See tähendab ka seda, et kui me saame saaki siis, ja meil on seda liiga palju, siis me jagame seda teistega, eks ole, et inimestel oleks hea. Või kui meil on ülejäägid, siis me viime need maale tagasi, et maal oleks hea. Me ei risusta, ei reosta ja see annab meile tuleviku võimaluse. Et kõik need põhimõtted tuleb alati nagu silmas pidada, suuremal või vähemal määral, aga see on alati võimalik erinevate otsustuste juures. Kui nüüd üldine lähenemine või arusaamine pigem on see, et permakultuur on seotud kindlasti põllumajandusega või aiapidamisega, siis päris nii see ei ole. Need samad põhimõtted siis kehtivad erinevates valdkondades. See ei ole kasutatav ainult maal, see on samavõrd kasutatav linnas. Kui mul võib-olla ei ole rohkem põllupinda või aiapinda kui rõdu peal või mõned lillepotid, neid samu põhimõtteid annab seal lillepotis ka kasutada. Siin on eesmärk siis hoolitseda selle pinnase eest, kus kohas saaki kasvatada. Kasvatada seda saaki selliselt, et see oleks inimesele hea. Meie peame silmas, et me ei kasuta keemilisi väetisi, et kõik see, mis meie maale anname, on orgaaniline, et see oleks inimesele ohutu. Me püüame viia mulda nii palju kasulikke aineid kui vähegi võimalik, et toiduga saadav kasu oleks kõige suurem, et see toit oleks tervislik. Ja niivõrd me ei kasvata isegi neid taimi, toiduaineid, kuivõrd me toidame mulda. Taimed saavad sealt ise selle, mis tarvis on. Et põhiline ongi siis hoolitseda selle mulla pinna eest. Ja kuna selle meetodiga ei kasvatata taimi nii-öelda kiratsemiseks, vaid saagid on päris ilusad, seejuures puhtad, siis on paratamatu see, et tekib ka ülejääk.
Selle ülejäägiga käitumine võib olla väga mitmekülgne. Jagan sellele, kellel seda vaja oleks, kui endal enam vaja ei ole. Aga samavõrd võib selle ülejäägi jätta ka maasse. See maasse jäetud vili toidab seda mulda uuesti, nii et see ei ole raiskamine, see ei ole laiskus, kui viimast kartulimugulat üles ei võtta. Rääkimata sellest, et meie sooja talvega järgmisel aastal seesama kartul kasvab edasi, et muutub püsikuks peaaegu. Et mida vähem energiat kasutame, seda parem on endal kergem. Ja nagu siin slaidil ka kirjas on, siis ülejäägi sõna ongi tinglik. See on ülejääk isiklikust vajadusest, mitte sellest, et miski asi oleks lihtsalt nii suures koguses, et maamuna peal seda vaja ei ole. Seda võib-olla täheldada näiteks tekstiilitööstuses. T-särke on tõepoolest maamuna peal nii palju, et kellelgi neid vaja ei ole. Küll aga annab ka seal permakultuuri põhimõtetega mõelda välja, kus neid siis kasutada, eriti kui nad on näiteks puuvillased. Aga see ei ole tänane teema. Mõte on siis üldiselt see, et see ülejääk läheb tarbesse või läheb siis loodusesse tagasi ja on seal jätkuvas ringluses. Järgmine aasta saame sellest juba uue kasu. Permakultuur teatud mõttes on, kuidas ma ütlen, ei kõla vist hästi, kui ma ütlen, et laiskadele inimestele, aga võib-olla kõlab paremini, kui see on hõivatud inimestele. See aitab hoida kokku energiat, sest eesmärk on saada võimalikult hea tulemus võimalikult väikese pingutusega. Selle jaoks ongi siis hiljem jutuks tulevad erinevad meetodid, kuidas saab oma energiat hoida kokku ja kasutada seda energiat siis lihtsalt muude asjade tegemiseks. Seda ei pea põllu peale priiskama. Sellega kaasneb permakultuuri puhul ka selliste meetodite rakendamine, mis siis hoiab maa peal või loob elu- ja liigirikkust. Ehk sellised surnud maatükid või siiani nagu viljatud kohad on võimalik elule tagasi tuua. Kui mõelda nagu globaalsemas mõttes, siis kõrbed on võimalik permakultuuri meetoditega roheliseks tagasi saada. Aga see tahab suuremat mõtteviisi, et selleni jõuda. Arvestada tuleb siis sellega, et inimene on ainult üks komponent looduses. Küll aga on ta väga suure mõjuga komponent ja inimene peaks oma mõju peale nagu põhjalikumalt mõtlema, et minimeerida enda kahjulikku mõju ja püüda siis toetada seda, mis on vähegi kasulikum. Sellest saavad siis võita kõik osapooled, inimene ise eelkõige, seda me ju tahame. Samas, kui me nüüd kulutame vähem aega ja energiat, küll aga saame küllaldaselt saaki, on meil võimalik, eks ole, rakendada ennast mujal, aga looduse ringlus, looduse tasakaal nagu iseenesest ju siiski taastub ja suureneb. Et see on kokkuvõttes nagu see põhieesmärk, mida kauem me suudame maad toimivana hoida, seda parem on meile endale. Kunagi palju aega tagasi ma kuulsin Marek Strandbergi ütlemas, et loodusel on sellest ükskõik, kuidas me temaga käitume. Loodus kohaneb ja elab üle kõik, mis inimene talle heaks arvab tuua kaasa. Küll aga inimesel endal oma tegevuse tagajärjena muutub selles looduses elamine ebameeldivaks. Ehk et kui me ei taha omaenda tegevuse tulemusel olla ebameeldivas olukorras, siis oleks meist ju ääretult kena, kui me hoolitseme selle keskkonna eest, kus me elame. Meie täna, lapsed homme ja nii edasi, et see kestaks. Nüüd
permakultuuri meetoditega see taime elupaiga loomine peaks olema siis ideaalis selline, et ta reguleerib ennast ise. Et inimene oma teoga annab kerge impulsi nii-öelda nipsu lumepallile ja see veereb vaikselt ise edasi. See tähendab, et luuakse keskkond selleks, et taimel oleks hea, et putukad tuleksid, linnud, loomad, sellega majandatakse siis igasuguste röövikutega, haigustega. On ju üldiselt teada, eks ole, et kui sul on lehetäid, siis kutsu aeda lepatriinud, siis pead mõtlema, et kuidas neid sinna kutsuda, missuguseid taimi kasutada. Et see loob juba pisikestes asjades omaette süsteemi. Näiteks siin kartulitega seoses, kartuli mingisugune viirus on hästi leviv lehetäidega. Lihtne asi, eks ole, mida me ei oska nagu seostada, aga omamoodi ikkagi ju ta töötab. Ehk et kui meil on aias roosid, roosikülles on tüüpiliselt lehetäid käivad kas või tuulega üle kartuli ja juba see viirus levib. Kuidas nüüd siis saada eesmärgina puhtamat kartulit? Tuleb roosiküljest lehetäid lasta lepatriinul ära süüa. Lepatriinud, eks ole, tükivad neid lehetäisid hoopis lehmana kasutama, ehk nad karjatavad neid, et neil toitu jätkuks. Seega peab leiutama juurde veel mõned meetodid, et saada lehetäide hulk kontrolli alla. Et see on selline katse-eksituse meetod, aga on ka võimalik natukese uurida ja leida neid toimivaid meetodeid. Kui nüüd see sümbioos mullastikus ja elusorganismides on siis saavutatud või saavutamisel, siis üha kergemaks läheb see tasakaalu hoidmine, sest see süsteem töötab ise. Et esialgu tuleb küll panustada selle sisse sättimisele või jalule aitamisele, aga hiljem ei ole vaja enam pestitsiite kasutada, väetisi või kahjuritõrjet, sest kõik läheb ise. Permakultuurile on omane see, et meie ei künna ja meie ei kaeva. Meie lihtsalt seda energiat ei kuluta. On võimalik saada lihtsamini. Üks võimalus selle hea tulemuse saavutamiseks on multsi kasutamine. Multsimine tähendab siis, et pinnas taimede peal või ümber kaetakse orgaanilise kattega. Ehk sellisega, mis ise kõduneb, kiiremini või aeglasemalt, aga kõduneb ise. Ja üksiti, eks ole, enda all tekitab mikrokeskkonda, kus siis vihmausid ja muud satikad elavad ja reguleerib ka mikrokliimat. Hajutab sademeid, jahutab maapinda, kui on kuiv aeg. Näiteks kuivaperioodid on kergemini üleelatavamad, sest multsi all on pinnas kogu aeg vaikselt niiske ja taastub öise kastega näiteks palju kergemini. Need multsikatted on tavaliselt väga kergesti kättesaadavad ja kui natukese mõelda, siis enamikul meist on kodus multsikatet väga palju. Me lihtsalt ei pruugi olla osanud selle peale mõelda, et seda kasutada multsina. Tihtipeale on probleemiks, et kuhu panna, ma ei tea, saepuru hunnik või sügisel kokku kogutud rohelise heina hunnik või kui on sõnnikut, aga võib-olla ei oska sellega midagi peale hakata. Puulehed, mida hoolsad maaomanikud ju sügisel hoolega kõik kokku riisuvad ja siis on häda, et mis sellega teha, kuhu viia. Laaditakse auto käru peale, viiakse jäätmejaama. Aga see on väärt multsimaterjal. Et kui asuda neid multsimaterjale kasutama, siis pigem on neist kogu aeg puudus, mitte et neid jääb üle. Et see, mis enne oli probleem, muutub lahenduseks ja pigem on uus probleem, et kust juurde saada. Et tuleb nagu teistmoodi nuputada. Need pinnakatted
lisaks sellele, et nad siis mulda väetavad ja hoiavad niiskusrežiimi, tõrjuvad ka umbrohtu ja nad viivad segadusse ka selliseid kahjurputukaid, kes tahaksid võib-olla mullapinnale jõuda, et seal siis talvituda või pesa teha või paljuneda. Nad ei leia mulda ülesse, et teavad küll, et tuleb taimepidi alla minna, aga vastas ei ole mullapind. Ja see üksinda juba vähendab kahjurite hulka. Multsimise kasud. Rohimist peaaegu ei ole. Või kui on vaja, siis kuna mullapind on multsi all pehme, siis on umbrohtu palju kergem kätte saada. Ja see teema on siit kohe, et see umbrohi, mille sa nüüd sealt mullast välja tõmbad, kas see ikka on umbrohi või mida me üldse peame umbrohuks? Et tihti peale, kui tõmbad nüüd naati välja või oraseina välja, ta tuleb sealt kergesti, siis milline on meie vaade sellele? Noored naadid on imehead ära hapendada, parem kui hapukapsas. Kui on ikkagi sellises kobedas mullas tulevad prisked oraseina juured, siis vaevuks need ära kuivatama ja ära jahvatama, on smuuti sisse selline vägi panna. Et kõik ei ole kahjulik ega vaenulik, lihtsalt talle tuleb teistsugune lähenemine anda, teine mõte anda. Kui pinnas on siis multsikiiga kaetud, siis kuivus ei tee taimedele liiga, sest seal püsib ühtlane temperatuur, kastmist ei ole nii palju vaja, aurumist ka ei ole, et taimedel on igal juhul multsi all päris hea olla. Umbrohu tõrjeks vahendeid vaja ei ole, seega ka põhjavesi jääb puhtam. Igasugused mullaelanikud tahavad seal multsi sees ja all toimetada. Enne meil seal laua juures, kus oli siis väike valik multsi variante, me leidsime juba ülesärganud lepatriinu, hakkas juba toimetama ja elu on, eks ole, talve üle elanud. Vihmaussid on üks selline indikaator, et näidata, kuidas mullal läheb. Peaaegu võiks öelda seda, et me ei peaks mitte oma taimi toitma, vaid me peaksime toitma vihmaussa. Kui vihmaussil on palju süüa, siis järelikult on see muld selline, kust taim saab eriti palju endale head. Et need on sellised rõhuasetuse nihutamised, et hoida siis nagu fookust teises kohas, mis aitab säästa energiat. Multsiga on siis silmatorkavalt tervemad ja lopsakamad taimed. Õisi rohkem, vilju rohkem. Nad on vähem vaevatud siis nendest kägistavatest umbrohtudest või haigustest, et sellel on tugev kasutegur. Multsist lähevad siis pinda erinevad kasulikud mikroelemendid. Mults saab olla erinev, et kui on selline pruun materjal, lehed või saepuru või ka põhk, siis seal on omad mikroained. Kui see multsimaterjal on roheline, niidus näiteks, siis seal on teistsugused, mis tähendab, et mitmekülgsuse mõttes tuleks anda erinevaid multse. Ja seda multsimist võib teha ka sellise jooksva tegevusena, et kevadel mitte panna liiga paksu kihti, aga suve jooksul järjest viia ka multsi kihte juurde. Siis toimub seal see segunemine ja kasutegur on suurem. Soojalembiliste taimede kasvatamine. Et kui tahaks nüüd aias mõned arbuusid või bataadid kasvatada, iseenesest võib proovida kasutada või kasvatada ka varspeterselli sellerit, Et sellised, kes tahavad sooja ja pikka kasvamise aega,
siis annab mulda soojendada ette just selle multsi kasutamisega. Et sõltuvalt küll asupaigast, et päris igal pool, kus on väga külm ja võib-olla selline raske savine maa, see ei pruugi õnnestuda, aga veidi liivasema ja soojema või päikesepaistelisema koha peal tõenäoliselt saab maa ennem soojaks, maaga võib sulada ennem ja saab pikema perioodi. No, niisugune üldteada kasutegur on siis see, et kui on nüüd köögivilja ja marjapeenrad, et multsitud alustega püsivad marjad puhtamad. Kui kukuvad maha, siis nad ei lähe kohe kõdunema, et on võimalik sealt multsi pealt ka ära korjata. Et maasika ümbruste põhuga katmine on ju vana asi. Ja nüüd hakkab siis selline pildimaterjal, et see senine jutt ei oleks ainult jutt, vaid ma nüüd näitaks pilte sellest, mida me permakultuuri ühingu liikmetega siis tegelikult ka teeme. Siin on nüüd näha, kuidas kartul kasvab poolkõdunenud saelaastu katte sees. See saelaastu või saepuru kate sai sinna tegelikult pooljuhuslikult. Ma tõin põllu peale enda teada eelmise aasta kokku korjatud lehtede kotti, mis tundus mulle kahtlaselt raske, aga ma ei osanudki kahtlustada, et sinna oli mingi nipiga saanud saepuru kott, mis oli ära kõdunenud talvega. Ja kuna ta oli mul juba maha valatud, siis ma ei hakanud teda tagasi kotti ajama, ma ajasingi oma kartulitele peale. Märkusena siia, et kuna me ei künna ega kaeva, siis kartulit panen mina isiklikult alati ainult maapinna peale. See võib olla murupind, see võib olla mullapind, nii kuidas ta just jäänud on eelmisest kasutusest, aga ei mingisugust kaevamist ega kündmist. Katan selle siis päris paksu multsikihiga ja sinna paika minust see põld nüüd jääbki kevadel. Uuesti lähen ma sinna sügisel ja kui ma nüüd sügisel rehaga lähenen oma kartulitele, siis näete, seal keskel on see jäme valge stool on. See on nüüd see väet, mille külge kartulmugulad moodustab, et see ei ole juur. Ja ta on kohutavalt jäme ja pikk. Ja seal on näha ka pisikesi nupsukesi küljes. Ehk mina sain sellest sõnumi, et kuna pealsed on veel ka üsna tugevad ja rohelised, siis tegelikult oleks võinud need kartulid veel tükk maad edasi olla. Aga aastad on nagu nad on, alati ilm ei kannata pikemalt olla. Aga õppetunni sain, et selle kõdu saepuru sees olek kartulile täitsa nagu meeldis. Ta tuli veidi kauem aega ülesse, aga üles tema sai ja edasi tunneb ennast väga hästi. Siin on nüüd hillar siis laihargiga, et kui ma ütlesin, et me ei künna ega kaeva, siis see laihark ei ole kaevamise hark. See on selline lai ogadega viglalaadne asi küll, aga tema mõte on suruda need piid maasse ja natuke kangutada, veidikese liigutada, kuid mitte tõsta mulda ümber. See on lihtsalt selleks, et vajadusel pinda kobestada, õhustada ja aidata pealmistel kihtidel siis veidi allapoole minna. Kaevamisega, kui me nüüd lööme labida maasse, lõhume ära vihmaussid, võtame selle labitäie, keerame teisi pidi, ehk me pöörame selle mullastruktuuri ringi, lõhume selle ära. Taolise laihargiga sorkimisel me saame küll, võib-olla mõnele vihmaussile pihta küll, aga üldiselt see kahju on väike ja see maasse viidud hapnik ja toitained on selle võrra hoopis suurema kasuteguriga. Seal selle maa puhul oli talvel, sügisel oli maha tõmmatud kilekate, must kile, selleks, et umbrohtu lämmatada. Et sõltuvalt kohtadest või soovist, kes tahab vähendada, siis niimoodi on võimalik.
ja selle all siis võililled tavaliselt annavad otsad, orase innaat tõmbavad tagasi, et on võimalik maad saada nagu kergemini kaevata. Illaril siis sai pandud natuke komposti ja kartulid peale ja edasi läks juba põhk ja seal viimase pildi peal siis näete, kuidas põhu sees täiesti lopsakad taimed tulevad. Põhukiht peaks olema kuskil 2-30 senti, et ei maksa koonerdada. Ta peaks tekitama pimeda keskkonna umbrohtude jaoks. Ja samas olema piisavalt õhukene selleks, et kartuliidu, mis eks ole oma loomult pimedas keldris hakkab ennast ju juba ajama. Et kuna kartuli loomus tahab valguse kätte tulla, siis kartul tuleb sealt läbi. Et kartulile see variant väga sobib. Siin on nüüd Helena ja Raili natuke sarnaselt siis teinud. Nad on kohandanud siis sellised peenrad ikka põhu alla ja nii nagu eelmise pildi peal Illaril tulid põhu alt ilusasti kartulid välja ja seal ei ole umbrohu probleemi. No siin on minu kartulipanek. Kartulid laotasin maa peale. Natuke siputasin sinna multsi ka, et lihtsalt kommi eest kaasa. Ja laotasin peale lambavilla, pesemata lambavilla. Õnneks mul oli. Ja nüüd lihtsalt selleks, et see koertele vähem huvi pakuks, siis ma raputasin sinna lambavilla peale niidust. Et tuul ei vii ära ja koertel vähem huvi oleks, aga koertel oli huvi. Nii et ma ikkagi need koorma alused vedasin aiaks ümber, et koered ei saaks ligi. Ja teise pildi peal on siis näha, kuidas selle sama villa alt tulid siis prisked taimed. Ma peaks ütlema, et ma pole elus nii kõrgeid taimi, kartulitaimi näinud. Nad olid julgesti üle vöö. Ma mõtlesin, et neil on viga midagi, et kasvatavad suure massi, et all ei ole midagi. Aga ära ütle, all oli päris hea saak. Siin oli tegemist nüüd Metkiga koostöös. Me tegime projekti, kus saime Metkist erinevaid sorti kartuleid. Igaüks sai igast, 5 sorti, igast sordist 10 kartulit ja panime nüüd üle Eesti erinevasse kohta maha ja kasvatasime siis oma meetoditega. Ja pärast võrdlesime ja andsime Metkile teada, et osaleme ka teaduses. Ja vähemalt see villa all kasvatamine põhjustas teadlases ikkagi üllatust, arusaamatust. Ta ei teadnud, et niimoodi ka võib minna ja saak oli täiesti hea. Villa puhul on see hea omadus, et kui nüüd vihma sajab suvel, et see vihm uhub sõnniku villa seest maha mulda. Ehk käib selline pidev ilma vaevata väetamine. Mõned lambakasvatajad, kes ka villa tahavad kasutada, kasutavad sellist villa pesemismeetodit, et panevad selle sõnnikuse villa võrkkottidesse ja laovad sügisel marjapõõsaste alla need kotid. Lumi tuleb peale, nad külmuvad läbi ja kui siis nüüd kevad tuleb ja lumi sulab, siis kogu see sulavesi vajub sellest villast läbi. Sõnnik läheb marjapõõsastele ja koti sees on peaaegu puhas vill. Jällegi ilma mingisuguse kätt külge panemata saan ma puhta villa. Siin on nüüd selle sama aasta kartulisaagi näidis. Pole ju paha. Siin on lisaks ka siis sellised saialilled ja muud lilled putukate meelitamiseks. Ja üldine pilt on ju hästi tore. On ju mõnus mängida niimoodi. Nii et sellest 10 mugulast 15,5 kilo saaki saada ei ole ju väike asi. Ja kui vähe pinda selle jaoks on vaja, et see põhjendus, et mul ei ole maad, see ei olegi põhjendus, sest tegelikult sellise väikse nurgakese leiab ikka.
Siin on minu tomati kasvatamine. Esimese pildi peal on näha, kuidas see on sügisel kaetud nüüd paksult niidusega. Kõik see, mis sügisel jäi nagu alles, kuskil enam nii-öelda panna ei ole, vedasin kasvumajja. See niiduse kiht on ka selline 20-30 senti paks. Kevadel lasen ma tomatitaimed välja venida või otsingi kokku selliseid välja veninud tomatitaimi. Ma lükkan selle niiduse selle augu koha pealt veidi kõrvale. Kuna seal all on täiesti kobe pehme muld, siis ma saan seda käega kaevata. Kaevan sinna sellise pool käsivart sellise augu. Põhja panen siis tomatile ikka seda head nänni, muna ja kala ja mis iganes siis, eks ole, sobib sinna panna. Kastan korralikult augu läbi, tomat järele, auk kinni ja see niidus tagasi. Ja niiduse peale siis jäävad sellised vaksapikkused tomati ladvad. Ja rohkem ma seal kasvumajas sisuliselt ei käi. Ma ei kasta mitte ühte korda suve jooksul. Ma käin seal siis, kui on vaja kasvusid võtta, eks ole, piirata ja siduda neid taimi. Ja siis, kui läheb hirmsaks saagi kogumiseks, et ma ütleksin, et see saagi kogumine oli sellises kasvumaas kõige koormavam. Et ma vahetasin selle kastmise koorma saagi kogumise koorma vastu, et südamest soovitan kõigile. Siin on nüüd esimesel pildil on roosipeenar, nagu näha siis, eks ole, ei ole siin oksi. Küll aga on siin seda niidust ja lehti ja igasugust sellist paksu multsi materjali. Et kõik, mis jälle kätte saad, pane aga. Kohvipaksu saab vedada roosidele. Okaspuu saepuru sobib roosidele, et okaspuu saepuru on hapu ja sobib siis hapulembestele. Teised taimed eelistaksid lehtpuu oma. Teise pildi peal, kui jutt on sellest, et kasuta seda, mis sul on. Ma olin ära võtnud herned, puhastanud välja herneterad, kaunad jäid üle. Mis ma siis nüüd teen? Loomulikult ma viin ta loodusesse tagasi ja minu meelest olid need maasikad väga õnnelikud, kui nad need hernekaunad endale said. Ja et nüüd siit minnes oleks põhjust silmad lahti hoida, siis me näeme multsi materjali. Põhurullid. Mina ei näe põhurulle, mina näen multsi. Saepuru hunnik. Mina näen multsi. Ja niimoodi tuleks siis silmad lahti hoida kõige suhtes, mida siis saaks vähegi kasutada. Siin nende multsimaterjalide juures seonduv võiks olla ka see teadmine, et lisaks multsile kasutada vahekultuure, mis osaliselt mõjuvad ka multsina. Väljas on neid brošüüre, mida tasub endale kaasa võtta läbi lugeda, aga nüüd selle mõttega, et mitte hoida mulda avatuna. Sest kui ta on avatud, siis ta hakkab kuivama, tuul tekitab väikest erosiooni, vihmaussid lähevad sügavamale ja see ei ole hea. Tähtis on hoida muld kaetuna. Et kui me nüüd võtame ära kartuli või kapsamaa, eks ole, jäi meil nüüd lage muld järele, siis see tuleks kohe asustada mingi kattega. Kas panen uue multsi või külvan sinna vahekultuuri. Üks hea variantidest on kesaredis või taikoni nimel võib teda ka olla tunta. Ta kasvab kiiresti, ta ei talvitu, ehk et panen tema nüüd külvan maha kohe sinna kartulimaa peale. Ta kasvab kiiresti rohelise massi ja alla sügavad rediselaadsed pikad sellised viljakehad. Me ei pea neid tarbima, kui me ei taha seda teha, me jätamegi nad sinna. See roheline mass annab oma mikroelemendid mullale. Need juurikad teevad augud maa sisse, mis aitab niiskusel minna sügavamale ja üksiti koos niiskusega minna sügavamale ka mikroelementidel. Teine väga hea ja vähese tööga vahekultuur on näiteks kaer.
et kui kartul on üles võetud, külvata peale kaer ei talvitu, nagu me teame, aga ta kasvatab päris ilusa orase massi. Talv võtab selle orase ära ehk teeb meie eest töö ära, ei ole vaja teda niita ega midagi teha. Ja kevadeks on sellise natukese kulumoodi pind ta nüüd küll on, aga see laguneb kohe, mikroelemendid on kõik mullas ja meie asi on ainult uus taim peale panna. No ja uus kate ka muidugi. Siis nüüd selleks, et vähendada tööd, räägin selle kogemuse. Minu vanemad tahavad hirmsasti kartulit kasvatada, sest et nad on alati seda teinud. Aga nad on juba piisavalt vanad ja siit on haige ja sealt ei jõua ja energiat vähe ja nii edasi. Ja päev otsa, eks ole, suvel põllu peal küürutada päikese käes nad ka ei taha. Aga sundus on kehas olemas. Nemad lähevad kas või roomates, aga nad lähevad. Ma arvan, et see ei ole võõras nii mõnelegi. Nüüd selleks, et takistada neid sinna põllu peale minemast, kui nad olid oma kartuli maha pannud tavalisel meetodil, mitte permakultuuri, siis mina külvasin nende kartulivagude vahele keerispea, mis kasvab kiiresti ja varsti ta õitseb. Mesilased tulevad, lõhnavad hästi, imekaunis näeb välja. Ema oli väga rõõmus, et sealt saab ilusaid õisi tuua vaasi. Ja nad ei suutnud minna kartulivagude vahele trampima, sest et seal oli keerispea, mis oli nii ilus. Ehk et sellise meetodiga õnnestus mul siis oma vanemad põllu pealt eemale saada. Ehk lahendada teatud mõttes probleem permakultuuri võtetega sellisel moel. Ja siin oleks siis selline lõpusoov, et me kõik võtaksime aega, vaataksime loodust, kuulaksime, jälgiks, kuidas see toimib, et me ei tormaks, et me annaksime aega endale vaadelda, teha järeldusi, õppida toimemehhanisme tundma ja teha nagu selle järgi häid valikuid, säästvaid valikuid, ennast, energiat, keskkonda. Et see võimaldab loodusel taastuda, terveneda. Ja kutsun teid kasutama permakultuuri võtteid rohkem või vähem. Tuua need praktikasse, austada seda, mida te teete ja austada iseennast. Siis on see kooselu pool looduse ja teiste inimestega oluliselt lihtsam. See oleks kõik.